Mis tunde see peab tekitama lähedases, kui sa tead, et sult on ära võetud 3 päeva? Pikaaegse Järvamaa elanikuna on Sigrit aastate jooksul Järvamaa haiglaga puutunud kokku korduvalt. Eelmise aasta lõpus sattus tema vanatädi kuu aja jooksul 3 korral kopsupõletikuga haiglasse. Viimast korda 17. detsembril. Tookord mul oli isegi juba tuttav brigaadiarst, ma olen nagu väga rahul taga. Ma alusin teda siin all Memmetoas. Palun viige ta Tartusse. Ta ütles, et ta hea meelega viiks. Ta ise ei viiks mitte ühtegi patsienti Paide EMO-sse, aga ta ei saa, seepärast, et Memm on nii vana. Meil on maakonna haigla ja meil ei ole mitte midagi teha. Nii, õhtul ootan, mida ei tule kõne. Tol õhtul ei saanudki Sigrit vanatädi kätte. 2 järgneva päeva jooksul suhtlesid nad Memmega tihedalt, tegi teine veel naljagi ning ootas koju saamist. Kõigi eelduste kohaselt pidi see juhtuma 2 päeva jooksul. 21. detsembril sai aga Sigrit kõne, mida ta ei osanud näha ka kõige halvemas unenäos. Mulle helistati, et nüüd on kõik. Teadusele ta enam ei tule suure tõenäosusega. Me otsustasime ravi piirata ja haigla konsiilium võttis vastu otsuse mitte elustada. Lihtsalt sedasi. Kõikide emotsioonide kiuste suutis Sigrid otsusega rahu teha. Üheskoos sõitsid kõik lähedased haiglasse ning jätsid Memmega hüvasti. Tõeline šokk oli aga alles ees, kui Sigrid avas haigla epikriisi, kus selgus, et otsus ravi piirata võeti vastu juba 17. detsembril. Järgneva 3 päeva kohta puudusid ka ravi sissekanded. Siis jõudis mulle kohale, et ei ole. Röökisin nutta. Otse loomulikult pöördus Sigrid haigla poole. Sealt sai ta vastuseks, et talle prooviti 17. detsembri õhtul helistada, kuid ta ei vastanud. Suures hämmingus küsis naine teenusepakkujalt kõnede väljavõtte. Ka see ei tuvastanud ühtegi Järvamaa haigla poolt tulnud kõnet. Küsimuse peale, miks pole puudu olevaid päevi kantud epikriisi, vastas haiglajuht doktor Külvar Mand, et see on tavapärane. Siis kui me käisime Külvar Mandiga rääkimas, siis tuli põhiline pirn. Te oleksite pidanud noorte inimestena eeldama, et ta sureb ära. Sigridi kahtlused ravi osas olid nii suured, et ta palus tuttaval arstil läbi vaadata ka vanatädi haigusloo. Tookord, kui me selle haigusloo põhjalikult läbi analüüsisime, siis ei olnud nagu haigla ja raviprotsessi kohta ühtegi etteheidet. Küll aga võib-olla jäi Sigritile natukene seal kiusama see telefoni teel selle samal esimesel õhtul teavitamine, kus nii haigla poolt välja võetud telefoni eristused näitasid seda, et ei ole tulnud ei ühelt poolt Sigritile kõnet ja teiselt poolt oli meie kõne samuti, mis on välja helistatud, aga kuna vastuskõnet ei ole võetud, siis seda ka ei fikseeru tänases süsteemis. Oma lugu jagas meiega ka Maimu Raudsepp, kes pöördus 29. märtsil oma valudes lapsega siia samasse EMO-sse. Abi ta aga ei saanud ning Tallinnasse jõudes tuli välja, et lapsel lõhkes pimesool. Maimu 2-aastane poeg oli EMO-sse pöördumise hetkel tugevates kõhuvaludes, kõrges palavikus, oksendas pidevalt ning ei suutnud enam omal jalal kõndida. Ema süda ütles kohe, et tegemist on pimesoolega. Peale tundide pikkust haiglas ootamist hoidsid aga arstid endiselt kinni arvamusest, et tegemist on lihtsalt kõhuviirusega. Terve öö hoiti meid sees, mitte midagi tal ei tehtud, ainult antibiootikum, ainult mingi paluvaigistid, et kraadige. Iga tunni tagant ma kraadisin, oli üks ja sama palavik ei alanenud selle alandajaga. Raviarstilt küsisin ka, et kas te teete siis ultraheli või, siis ta nagu hästi ülbelt ütles mulle, et miks nad tegema seda peavad, et nemad ei näe seda vajadust, aga ma ütlesin, tal on ju tugev kõhuvalu. Raviarsti jäi endale kindlaks, et lapsel on vaid RSV viirus. Edasine plaan nägi ette, et laps jäetakse haiglasse, uksele kleebitakse silt viirus haige ning ravi jätkatakse antibiootikumidega. Maimu tundis aga, et midagi on väga valesti ning naise tungival soovil suunati laps viimaks edasi Tallinna lastehaiglasse. Ei, see ei toimunud ema nõudmise peale, vaid see toimus ikkagi koostöös valvearstidega ja laps on Tallinna lastehaiglas kenasti ravil. Sinna jõudes selgus aga, et lapsel oli viimase 14 tunni jooksul juba pimesool lõhkenud. Kõhus oli juba mäda, et oli nagu hakanud performeeruma ja tänu sellele on tekkinud sellest lõhkemisest tekkinud ka tugevad tüsistused.
et me oleme siiamaani haiglas, korraks saime koju, kohe tulime haiglasse tagasi, sest lapsel tekkisid tagasi kõrged palavikud, üleeile oli tal teine op. See nõude, mis ta on nagu pidanud läbi elama ja ma kahetsen, et ma sinna haiglasse ütlesin, et jalga astusin, et ma oleksin kohe öösel ise Tallinnas sõita ja vahest on selline tunne, et ta vist ei saagi terveks tänu sellele, me oleme üle 2 nädala juba haiglas olnud. Öeldakse, et seda oleks saanud ennetada. Miks seda siis ei ennetatud? Ma praegu Tallinna lastehaigla haiguslugu kahjuks ei saa kommenteerida, sealsed tohtrid kindlasti oskavad seda nagu kirjeldada, aga siis peab nende käest küsima. Aga ma saan aru, et teie saate öelda täna, teil on kindlus, et Järvamaa haiglas tehti kõik selle lapse jaoks, mis andis teha? Jaa, tehti kõik, mis andis teha, tehti analüüsid, peeti 2 korda nõu Tallinna lastehaigla tohtritega ja teistkordne nõupidamine koos siis nendega tuli ka ühisotsus, et see patsient liigub edasi sinna ravile. Suuresti on täna tegemist sõna vastu olukorraga. Terviseametile, kes teostab haiglate suhtes järelevalvet, on praeguse seisuga laekunud üks pöördumine Sigridi poolt. Terviseameti sõnul ei ole aga nende pädevuses hinnata ravi sisu ja arstide suhtumist, vaid nemad saavad teostada ainult järelevalvet dokumentidele ja arstide pädevusele. Sigrite ja Maimu lood ei ole kahjuks ainsad näited kaebustest Järvamaa haigla vastu. Tänaseks on Facebooki loodud lausa eraldi grupp, kuhu postitavad oma halbu kogemusi lausa 10 inimesed päevas. Haiglat juhtida Facebooki seina järgi on kindlasti keeruline, aga kindlasti me jälgime seda, mis seal ka toimub. Ma arvan, et täna ilmselt me näeme neid, kes võib-olla kritiseerivad Järvamaa haiglat, aga julgen küll üsna kindlalt öelda, et on täna neid patsiente, kes on selle haigla nii raviteenuse kui ka sellise kollektiivi hea toimimise ja rahumeelsusega väga-väga rahul. Lisaks etteheidetele ravi osas on täna avalikkuses tugevalt üles tõmmatud ka kriitika peaarst Külvar Mandi suhtes isiklikult. Peamine väide on see, et peaarst laseb tudengitel ravida enda nime alt. Doktor Mandi endised kolleegid tõid 9. aprillil eetris olnud Pealtnägijas välja, et arstitudengid ehk abiarstid ravivad patsiente ajal, kus doktor Mandi pole isegi majas. Mandi sõnul ravivad aga praktikandid patsiente ainult koos valvearstiga. Ehk siis te saate täna käsi südamel öelda, et teie eest ei ole mitte ükski tudeng inimesi ravinud? Ilma minu teadmata mitte ükski. No ütleme, need isiklikud ründed, ma arvan, et on ikkagi väga sellised pigem vaenulikud. Need inimesed, kes täna meie juures enam hetkel ei tööta, loodavad, et need on need argumendid, millega võib-olla annab natukene kõigutada selle haigla juhtimismudelit ja pöörata seda tagasi. Terviseamet kaalub tõukuvalt Pealtnägija loost ka järelevalve alustamist, et teha kindlaks, kas tegemist on töötüli käigus välja mõeldud etteheidete või reaalsete probleemidega. See süüdistus on väga karm ja me võtame seda väga tõsiselt. Selline olukord on lubamatu, seda nii patsientide kui ka tudengite mõistes, et lubatakse siia tööle ja pannakse sellise olukorda inimesed, kes ei peaks sellises olukorras olema. Kõik see on seal tehtud selleks, et üritada kõigutada Järvamaa haiglat ja kuvada teda nii halvas valguses, kui see võimalik on, aga tegelikult on majas täielik töörahu, me teeme aktiivselt tööd ja abistame inimesi. Ma ei taha, et mitte keegi peaks olema sellises seisus oma lapse eest võitlema, et see on väga-väga valus ja need tagajärjed, mis olid, kannatab ikkagi laps, mitte mina, mitte arstid, mitte keegi, aga laps ise, mida kõike peab tema läbi elama. Miks mina seda räägin, miks mina enda loo kirjutasin ka gruppi, on see, et ka teised, kes saadavad oma vanaemad, vanaisad sinna haiglasse, et nad oskaksid tähelepanu juhtida ka sellistele asjadele. Et meil ei oleks nädala pärast järgmist nutvat kodanikku siin Järvamaal, kellele helistatakse, öeldakse, et kuulge, sorry, tule nüüd hüvasti jätma, kui tahad.